Seekordne festival on eriti huvitav ja põnev minu meelest, kuna seal on väga palju teemasid muusikaga seotud, muusikateraapia seotud, suhetega seotud ja tervendamisega, mis on üpris loogiline. Selleaastased peaesinejad on Michelle Averard ja Nestor Kornblum, kes tulevad Hispaaniast ja nad on tõesti maailma tasemel ja tuntud heliterapeudid ja nendelt tuleb koguni 3 erinevat sündmust. Esimene on pühapäeval olev kontsert Lummus ja sellele kohe järgneb Nestor Kornblumi ülemhelide ja harmoonia olemuse teemaline töötuba. Ja pühapäeval on Michelle Averardi töötuba Vabasta oma tervendav hääl. Eesti inimestest on võib-olla kõige tuntum Maia Kate välja taga ja tema selle aastane loeng toimub siis laupäeval 10.30 ja selle teemaks on aeg ja selle tähendus. Ta kirjeldab lähemalt sellest, kuidas meie tunnetame tänapäeval aega, miks meie jaoks aeg nii kiiresti lendab ja mis on selle taga tegelikult. Veel huvitavatest esinejatest võib-olla tasub mainida laupäeva kõige viimast esinejat Smita Krishnaswamit, kes räägib sisemisest tarkusest veedades. Siis on veel pühapäeval tulemas Armo Soometsa loeng meie ajaloo ja inimkonna võltsingud ning miks seda tehakse. Kalmer Kase räägib laupäeval hinge ja keha tasakaalust ja Irje Karjus ehk võib-olla osadele tuntud metsamoorina räägib tunnetest ja selle avamisest. Sisemise tarkuse festivalil leidub tegevust nii suurtele kui väikestele, sest lapsed on samamoodi oodatud ja hoitud. Ja lastele oleme ka see aasta mõelnud. Vanemad võivad oma alla 12-aastased lapsed vabalt kaasa võtta. Esiteks on neile vaba sissepääs ja teiseks saavad vanemad jätta oma pisikesed lastehoidu ja laste töötuppa, kus nende eest hoolitsetakse ja võib-olla tasub mainimist seda, et lastega tegeleb 8 lapse ema. Festivalipäevad on pikad ja kahtlemata läheb kõht ka tühjaks. Sellegi täitmise eest on hoolt kantud. Süüa pakume nagu alati taimetoitu ja seekordseks taimetoidu pakkujaks on Green Bakery, nii et usun, et kõik saavad omal kõhu täis. Kogemused näitavad, et festivali külastajad tahavad eriti enese kohta infot saada erinevate testide, katsete, mõõtmiste ja ka loengute näol. Seekord on ka samuti aura pildistamise võimalus ja meil on pakkuda seekord 13 erinevat töötuba, mis on rekordarv ja nendest võib-olla kõige huvitavamad võiks olla Venemaalt pärit oma ala spetsialistid, Sankt-Peterburist pärit Aleksander Svjatkin ja Riina Vaisman ning Tatjana Semenko ja Pavel Efimov, kes tegelevad biosensoorse psühholoogia instituudist pärit teadmistega, kuidas oma keha ja energiaid tajuda ja muuta. Festival toimub eeloleval nädalavahetusel ehk siis laupäeval ja pühapäeval kella 10–18. Festival on avatud 16.–17. aprillil kella 10 hommikul kuni kella 6 õhtul, nii et inimesed saavad tõesti tulla selle sissepääsu pileti eest ja olla hommikust õhtuni, külastada selle sees loenguid, erinevaid töötubasid, kogeda teraapiaid, saada endast teadlikumaks, näha ja tutvuda erinevate toodetega, mida meil festivalil pakutakse. Sisemise tarkuse festivali tasub külastada kahtlemata mõlemal päeval, sest kava on mitmekesine ja kordumatu. Ja muidugi mõlemal päeval on erinevad programmid, erinevad loengud, ka osaliselt erinevad töötoad ja võib-olla pühapäeval ongi kõige huvitavamateks loenguteks Ukrainast pärit Kirill Glushenkov, kes räägib energeetilisest koodist ja mida sellega peale hakata ja pühapäeva õhtul teeb oma loengu Sirje Kalve, kes räägib energiameridiaanidega töötamisest.